On oluline, et iga õpilane teeks oma eriala valiku teadlikult ning ei kiirustaks seda tehes. Oma töös näen sageli õpilasi, kes valivad oma eriala sõprade mõjutusel, ema soovitusel, aga oluline on valida see eriala, mille vastu ainult sina huvi tunned. Kõikide meie kooli erialade kohta leiab infot meie kooli kodulehelt khk.ee, kus sisseastumise valiku all esimene valik erialad on väga põhjalikud kokkuvõtted meie kooli erialadest. Kindlasti soovitan teil tutvuda ka eriala õppekavaga, veenduda, et see on see eriala, mida te soovite õppida ja kohe selle eriala kirjelduse juures on võimalik klõpsata kollasele taustale, kus on kirjutatud asu õppima. Sellisel juhul suunatakse teid edasi e-vastuvõtu keskkonda, kus te saate juba täita ära oma andmed, lisada dokumendid. Ja dokumentide loetelu on e-vastuvõtu keskkonnas olemas. Minu soovitus teile on, et lisage kõik dokumendid, mis seal kirjas on. Eriti oluline on lisada oma ID-kaart, lõputunnistused ja motivatsioonikiri. Motivatsioonikirja mõte on anda lühike ülevaade sellest, millega te varasemalt olete kokku puutunud, mis teid huvitab, millised kogemused ja kokkupuuted teil on olnud ning miks just teie olete sellele erialale sobiv kandidaat. Ja selle tõttu ongi hea sellest erialast varasemalt rohkem uurida, et te teaksite, mida täpselt motivatsioonikirja kirjutada. Eriti toredad on need motivatsioonikirjad, kus õpilased oskavad tuua seoseid ka oma isiksuse omaduste ja eriala nõudmiste vahel. Soovitan teil motivatsioonikirja kirjutamisega vaeva näha, sest et see on oluline dokument. Ja kui see e-avaldus on tehtud, saate siin klõpsata lisa ja ongi teie avaldus esitatud. Kohe peale avalduse esitamist saate oma meiliboksi ka kinnituskirja, kus te saate veel oma avalduse koopia, kus on märgitud teie vestluse aeg ja koht. Kes soovib Tartu Kutsehariduskeskusesse oma dokumendid ise kohale tuua, saab seda teha 18. juunist 3. augustini, iga päev 9–3, tuues dokumendid Tartusse Kopli 1 B-korpuse ruumi 114. Miks üldse tulla õppima kutsekooli? Sellele küsimusele on kõige lihtsam vastata nendel õpilastel, kelle huvi kattub mõne õppekavaga, mida kutsekoolis õpetatakse. Sellisel juhul on koolis käimine ainult suur rõõm. Ja seda rõõmu on vaja selleks, et õpingud edukalt lõpetada ja minna tegema seda tööd, mis inimest õnnelikuks teeb.